Donald Trumpi retoorikas on tõepoolest toimunud läbimurre Ukraina sõja lõpetamise küsimuses. G7 tippkohtumisel Prantsusmaal õnnestus Euroopa liidritel kallutada Donald Trump Ukraina poolele, kuna Euroopa jõudis ette valmistada ühise läbirääkimispositsiooni. Praegu valitseb suure seitsmiku riikide juhtide seas ühine arvamus, et Venemaa ei suuda enam lahinguväljal võita, seetõttu tuleb teda survestada. Nagu kuluaarides öeldi, on Trump nii huvitatud Vladimir Putini survestamisest, et ta on kavandanud veel mitu kohtumist Volodõmõr Zelenskiga, millest üks toimub just täna. Ja siin juhtus midagi olulist. Esiteks teatas Donald Trump ise, et ta keskendub taas kogu oma tähelepanu Ukraina sõja küsimusele. Ja teiseks ütles Trump, tsiteerin, Venemaa peab sõlmima kokkuleppe, mitte Ukraina, vaid just Venemaa. Vaatame selles saates täpsemalt, mis täpselt juhtus G7 tippkohtumisel ja kas Donald Trumpi seisukoht on tõesti muutunud. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal ja pange like. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse all olevate linkide või rekvisiitide kaudu video kirjelduses või kasutades ekraanil olevat QR-koodi. Niisiis, kõigepealt faktid. Donald Trump ja Volodõmõr Zelenski kohtusid G7 tippkohtumise raames ning pärast läbirääkimisi ütles Donald Trump ajakirjanikele, et kohtumine oli väga hea ja et ta plaanib kohtuda Ukraina presidendiga. Jällegi samal päeval ja ka järgmisel päeval. Seda ütles ta eile, seega on täna plaanis veel üks kohtumine. Küsimusele sõja kohta vastas Trump juba ilma igasuguse Moskva tingimustel rahu tegemise jututa ning ütles järgmist. Venemaa peab sõlmima kokkuleppe, lisades venelaste kaotuste kohta, tsitaat. Nad lihtsalt jätkavad sõdimist, kaotades sõdureid. Teisest maailmasõjast saadik pole midagi sellist olnud. Ja siin ongi kõige olulisem selle vestluse sisu, mis toimus Trumpi ja tema Euroopa kolleegide vahel ning Trumpi ja Zelenski vahel. Zelenski rääkis, et avaldas Donald Trumpile survet rakettide tarnimise küsimuses, et tugevdada Ukraina õhutõrjet Venemaa rünnakute vastu. Siin näitasin fotosid Kiievi Petšerski laurast, kuhu Vene droon tabas otse Uspenski katedraali, kui see teil märkamata jäi. Huvitav on see, et selle küsimuse fookus on tugevalt nihkunud. Ehk siis Ukraina ei palu enam lihtsalt rakette. Ei, Ukrainal on nüüd vaja litsents, et neid ise toota. Ehk siis Ukraina peab praegu ameeriklastega läbirääkimisi mitte selle üle, et osta, saada või paluda õhutõrjerakette, vaid Ukraina ütleb, me võime neid ise toota, meil on vaja teie litsentsi, nagu näiteks Euroopas toodetakse pakk 3 rakette Ameerika litsentsi alusel. Aga tõeline muutus Donald Trumpi seisukohas toimus hoopis muus. Seda ei käivitanud mitte Zelenski üksinda, vaid kogu G7 koordineeritud surve ja sellest räägivad nüüd otse ka siseringi allikad. Bloomberg viitab G7 ametnikele ja märgib olulist. Prantsusmaal kogunenud liidrid näevad, et Euroopa ja USA seisukohad hakkavad lõpuks ühtlustuma. Ukraina positsioon muutub tõepoolest palju tugevamaks. Teisest küljest, näiteks CBS News paljastab selle Trumpi veenmise mehhanismi. Zelenski ja Euroopa liidrid püüdsid Donald Trumpile sisendada, et Ukraina olukord on tõepoolest paranenud. Eurooplased tahtsid teda veenda, et USA ja Trumpi administratsiooni varasemad seisukohad rahuleppe tingimuste osas olid Moskvale liialt soodsad. Ja eriti nüüd, kui Ukraina droonirünnakud Venemaa sisemusse on olukorda muutnud. Need seisukohad, mida isegi Anchorage'is 2025 aasta augustis välja öeldi, on juba aegunud. Ja veelgi enam, 2025 aasta veebruari seisukohad, kui Trump ütles Zelenskile, sul pole kaarte, need on veelgi enam aegunud. Olukord on hoopis teine. Nagu öeldakse, selle tippkohtumise loosung, mida kordasid kõik, alates Zelenskist kuni näiteks Keir Starmerini, kõlas nii. Olukord pöördub Ukraina kasuks ja 2026 aasta olukord erineb väga palju 2025 aasta omast. Ukraina võtab initsiatiivi tagasi. Ja nüüd ütlevad eurooplased uhkusega Donald Trumpile, et just Euroopa Liit eraldab rahastust Ukraina toetamiseks. Nad ütlevad, et Donald Trump peab lihtsalt koordineeritult survet avaldama Vladimir Putinile, aga Euroopa toetab Ukrainat ise. Nagu Trump,
kas see polnudki see, mida sa tahtsid? Sa ju ütlesid, et seal Biden andis Ukrainale suuri summasid. Kõik. Ameerika ei pea üldse midagi andma. Mitte midagi. Euroopa hoolitseb selle eest. Sinu ülesanne Ameerika presidendina on lihtsalt suruda see Kremlis istuv kääbus Vladimir Putin maha. Ja just selle maha surumise kohta arutasid eurooplased koos Donald Trumpiga täiendavaid sanktsioone, et tuua Moskva läbirääkimiste laua taha. Ning Donald Trump ise tunnistas esimest korda avalikult seda, mida Ukraina pool oli aastaid korranud. Vladimir Putin on praegu sõjas nõrgemas positsioonis kui varem. See on täielik pööre Donald Trumpi kogu seisukohas võrreldes 2025. aastaga, kui tema sõnul oli alati nõrgemaks pooleks Ukraina. Ta ütles, mis te räägite, Venemaa on ju tugevam. Nüüd ütleb ta, jah, Putin näeb muidugi välja nagu nõrguke ja tema positsioonid on palju nõrgemad kui varem. Aga, ja just siin algab selle saate aus analüütiline osa. Selle Donald Trumpi pöörde puhul on karmid piirid. Me oleme Donald Trumpi entusiasmi juba palju kordi näinud, kuid see on harva muutunud mingiteks konkreetseteks tegudeks. Ja hoolimata Ukraina kasvavast enesekindlusest ei ole läbirääkimiste laua taga seni läbimurde märke. Donald Trump kõlab praegu positiivselt, kuid see on seesama optimistlik retoorika, mida ta on kuude kaupa korranud, lubades sõja lõpetada. Veelgi enam, Donald Trumpi ajakavas G7 tippkohtumisel polnudki algselt kavandatud otsest kahepoolset kohtumist Volodõmõr Zelenskiga. See viitab sellele, et ta läks tippkohtumisele üsna pessimistliku meeleoluga. Aga loomulikult on olemas teatud lootus. Täna, 17. juunil, on Trump taas kavandanud veel ühe kohtumise Volodõmõr Zelenskiga. Zelenski ütles otse, et Ukraina meeskond kohtub Ameerika meeskonnaga 24 tunni jooksul. Plaanis on palju olulisi tehnilisi kohtumisi. See tähendab, et praegu töötavad Trumpi ja Zelenski meeskonnad läbi mõningaid küsimusi. Ja täna arutavad kaks presidenti taas, mida edasi teha ja mis kõige tähtsam, kuidas. Ja just läbirääkimispositsiooni ümber ongi nüüd kujunenud peamine intriig tippkohtumisel. Saksamaa ja Ukraina on kahekesi paika pannud punase joone. Kantsler Merz teatas, et koos Zelenskiga andsid nad Trumpile teada valmisolekust rahuläbirääkimisteks, kuid need läbirääkimised peavad algama õigest positsioonist. Ja nimetasid vastuvõetamatuks Venemaa nõudmise, et Ukraina peab loobuma osast Donbassist. See tähendab, et just seda peamist momenti rõhutati ka Trumpile, et see, mida sa kordasid aastal 2025, enam sel aastal ei kehti. Kõik positsioonid on muutunud. Pole ime, et Ukraina intensiivistas kaugmaa rünnakuid Venemaa pihta. See on otsene vastus sellele, mida Moskva nimetab nendeks Anchorage'i kokkulepeteks. Ja Zelenski ise keeldus ainsast formaadist, mida Kreml on nõus tunnustama. Ja tema keeldus sõitmas sinna metsikusse pesemata Moskvasse. Kohtumisele Putiniga, öeldes, et meie neid mänge ei mängi. Ja kohe pakkus ta kiilaspäisele diktaatorile alternatiivi. Ütles, et kohtume Ameerikas. Sa oled ju juba Alaskal käinud, kohtume seal. Trump võib sellise kohtumise korraldada, aga nagu me kõik hästi mäletame, on Putin argpüks ja argpüks ei tule bunkerist kunagi välja. Mul on sellel teemal eraldi saade olemas, vaadake kindlasti. See ilmus eile ja räägib sellest, miks Vladimir Putin ei taha läbirääkimisi pidada. Miks Putin igati väldib seda? Ja miks Zelenski ikkagi püüab saavutada seda, et Putin kordaks võimalikult tihti, et ta ei lähe läbirääkimistele? Aga see on eraldi teema. Aga tulles selle teema juurde tagasi, tuleb olla aus. Näiteks kirjutab Politico, et Donald Trumpi naasmine Ukraina küsimuse juurde ei rõõmustanud sugugi kõiki Ukraina Euroopa liitlasi. Paradoks seisneb selles, et seni kuni Trump tegeles Iraaniga, oli Euroopa rahulikum. Ja siin üks Euroopa Liidu diplomaat ütles otse. See, et Trump oli hõivatud teiste küsimustega, ei olnud tingimata halb uudis. Mured on konkreetsed. Kui USA president vabaneb Iraani kriisist, võib ta taas proovida võtta rahuprotsessi isikliku kontrolli alla, tõrjudes eurooplased tagaplaanile ja lõhkudes nende strateegia avaldada Venemaale maksimaalset survet. Ja see lõhe seisukohtades kulgeb mööda kahte joont. Esimene neist on sanktsioonid. Euroopa Liit lõpetab lähinädalal 21. sanktsioonide paketi Venemaa vastu, mis tabab naftatankerite varilaevastikku. Aga vähe miski viitab sellele, et USA oleks valmis samamoodi tegutsema. Vastupidi, tuletan meelde, et Washington leevendas osa energiasanktsioonidest ülemaailmsete hindade tõusu tõttu. Kuigi Trump vihjas eile, et kui olukord naftaturul normaliseerub, siis ta taastab sanktsioonid Vene nafta vastu.
ja teine küsimus on selles, kes üldse istuvad läbirääkimiste laua taga. Zelenski nõuab, et Euroopa oleks läbirääkimistel kohal mitte vahendajana, vaid ühiste huvidega liitlasena. Aga kui Trump isiklikult sekkub, ei pruugi ta jagada Euroopa nägemust või ei taha ta üldse eurooplasi laua taha lubada. Seda on juba varem juhtunud. Tuletan meelde, et 2025 aastal ütles Trump, mis eurooplased, me hakkame venelastega otse läbi rääkima, meil pole siin eurooplasi üldse vaja. Siin ongi jälle oht selle juurde tagasi pöörduda. Ja juba on kõlanud muret tekitav signaal. Putini abiline Ushakov teatas, et Trumpi erisaadikud Vitkov ja Kušin külastavad lähiajal taas Moskvat. See tähendab, et paralleelselt G7 avaliku ühtsusega toimib eraldi Ameerika-Vene suhtluskanal, mida eurooplased ei kontrolli. Sellegipoolest pööras Trump esimest korda retoorika selles suunas, et just Venemaa peab sõlmima kokkuleppe, tunnistades Putini nõrkust ning lubas Ukrainaga tõsisemalt tegeleda nüüd, kui Iraani küsimus on lahendatud. Aga Trumpi pööre põhineb siiski meeleolul, mitte allkirjastatud kohustustel. Euroopal on õigustatud hirm, et Trump haarab protsessi enda kätte ja üritab taas Moskvaga läbi rääkida liitlaste selja taga. Kreml keeldub endiselt igasugusest adekvaatsest läbirääkimiste formaadist, välja arvatud need kisad, et kui Zelenski tahab läbirääkimisi, siis tulgu Moskvasse. Aga sellel on juba 1 miljon korda vastatud. Pesemata, metsistunud, haisvate verelaste juurde ei tule keegi teie räpasesse Moskvasse. Elage seal ise palun. Olete end sulgenud, elage seal, õitsege, tehke mida tahate, aga lõpetage püüdmas sinna tirida adekvaatseid tsiviliseeritud inimesi. Teie Moskoovia on ju soo. Ükski normaalne inimene ei lähe sohu. Kõik, lõpetage enda jaoks see teema. Kui teile see Moskoovia meeldib, elage seal, õitsege. Lihtsalt ärge tülitage normaalseid inimesi. Oleks vaja puuri panna, et see võimalikult palju eraldada. Hea uudis Kiievile on see, et esimest korda üle pika aja räägib kogu suur seitsmik ühel häälel ja ütleb sama asja. Halb uudis on see, et selle ühtsuse sõja lõpetamiseks saab muuta ainult surve kiilaspäisele Putinile. Ja seda survet on valmis suurendama seni Euroopa, kuid mitte tingimata Washington. Sellegipoolest vaatame, millega lõpeb tänane kohtumine Trumpi ja Zelenski. Siia panen praegu 3 punkti. Tellige YouTube'i kanal, sest hakkame kõiki sündmusi, mis toimuvad, otse ülekandes kajastama, nagu öeldakse. Ja kirjutage oma arvamus kommentaaridesse ning palun pange sellele saatele like. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, siis tuletan meelde, et seda saab teha ükskõik millise annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Seal on täiesti erinevad platvormid. Kindlasti leiate sealt endale sobiva variandi. Olen tänulik iga teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega.